Tere armsad Luunavaatajad! Luuna TV on pikalt pausilt tagasi ja valmis alustama uue hooajaga. Nagu ikka, teeb ka sel sügisel eluprojekti raames Luuna TV'd täiesti uus tiim erinevate erialade üliõpilastega. Ning just meie proovime teha seda paremini kui kunagi varem. Mina olen organisatsiooni käitumise eriala tudeng Merje. Ja mina olen kehakultuuri tudeng Jan. Ja vaatame, mida toob meile tänane saade. Tänase saate teemaks on tervis. Reporter Jan külastas Tallinna Ülikooli jõusaali, et uurida sealseid tingimusi ning teha selgeks, kas see on ka parim koht tudengile treenimiseks. Stuudiosse tuleb külla Marilyn Jurman, kes jagab oma kogemust vaimse tervise keerukuste ning depressiooniga. Seejärel jõuavad teieni kõige tähtsamad ja värskemad lühiuudised. Saate lõpetab reporter Rauno, kes uurib meeste tervise kuu raames, miks mehed arsti juures käia ei taha ning miks nad seda tegelikult tegema peaksid. Tänase saate teemaks on tervis. Räägi, Merje, kui heaks sina oma füüsilist tervist hindad? No ma arvan, et mul on sellega kõik hästi. Sina, Jan, käid vist päris tihti jõusaalis. Üldiselt mitte eriti tihti, aga mul on hea meel, et seda küsisid, sest just nimelt jõusaali viib meid selle saate esimene videolugu. Oleme täna tulnud siis üle vaatama Tallinna Ülikooli sporditingimusi ja ka riietusruumi võimalusi, et lähmegi vaatame, et mis siis toimub Tallinna Ülikooli spordis. TLÜ spordiklubi asutati 2009. aasta jaanuaris ning on praeguseks tegev olnud 13 aastat. Jõusaali osa asetseb 200 ruutmeetril ning on sisustatud kaasaegse Life Fitness kaubamärgi jõu- ja kardiovarustusega. Loodame, äkki leiame ka mõne tudengi. Nii. Siis vaatame. Üks härra teeb meil siin ühest trenni. Vabandan, kas saaks teha kiire intervjuu? Ikka saab. Mis teid siis siia Tallinna Ülikooli jõusaali toob? Et miks te just seda jõusaali harrastate? Kuna ma ise õpin selles ülikoolis ja kuna tudengi graafik on väga tihe, et peale ülikooli võiks ikka ju pumbata ja saab siia tulla. Siin on kõik vajalikud asjad olemas. Seljalihastele, kõhulihastele on kõik olemas. Hantlid, kangid, trenaažöögid, kõik asjad on olemas. Siin ma näen, et mis te parasjagu treenite? Treenin parasjagu rinnalihast, samamoodi ka delta peamislihast ja ka triitsepsid. Väga huvitav, et las ma ise proovin ka siis seda masinat, et mina suuremasi jõusaalis käia ei ole, aga tasub ära proovida. Tasub ära proovida, jah. Plaan on siis siuke, et istutegi siia ja peab seda ettepoole suruma. Ja ettepoole peab suruma, jah. Võt niimoodi. Kui sööjate natuke, lasete kaulikult alla ja siis uuesti. Super. Ja nii saabki kogu trenni tehtud? Nii saabki kogu trenni tehtud tõepoolest. Kui viskame pilgu TLÜ jõusaali hinnakirjale, leiame sealt, et ühekordse külastuse eest tuleb nüüd tasuda 5 eurot, kuu eest 20 eurot, semestri eest 60 eurot ning aastase pääsme eest 100 eurot. Kõrvutades hinnad näiteks MyFitnessiga, kus ühekordse külastuse maksumus on 13 eurot ning pluss paketi kuutasu on 67 eurot, siis see kiire arvutus ütleb, et TLÜ jõusaali kasutades hoiaksid sa aastas kokku üle 700 euro. Kõrvutades hinnad Eesti ühe soodsama jõusaali klubiga Gym, mille aastane maksumus on 189 eurot, hoiaksid tudeng kokku 89 eurot. Seega jääb TLÜ tudengi jaoks kõige kokkuhoidavaks valikuks siiski meie oma jõusaal. Mina ei ole suuremas jõulisaalis käia, aga lemmikharjutus on siiski, kui ma trennis käin, on ilmselt piitsakurlid, sest käed võiksid ikka alati suured olla. Aga see ongi praegu jõusaalist kõik ja tagasi stuudiosse. Vaata lisainfot Tallinna Ülikooli jõusaali kohta aadressilt sport.tlu.ee. Lisaks füüsilisele tervisele vajab hoolt ja tähelepanu ka meie vaimne tervis. Täna on meie saatesse tulnud multitalent, näitleja, laulja, kirjanik, joogaõpetaja ja Tallinna Ülikooli psühholoogia eriala magistrant Marilyn Jurman. Tere, Marilyn! Tere! Täna räägime sinuga depressioonist. Sa oled ise depressiooniga mitmel korral isiklikult kokku puutunud. Mis sind on viinud depressioonini? No, kui ma seda vastust täpselt teaksin ja konkreetselt ühe lausega oskaksin öelda, siis ilmselt ma oleksin väga rikas inimene ja saaksin seda infot kenasti jagada kõigile. Aga ega ma päris täpselt ei tea, et mis on mind viinud, et ma olen mitmeid kordi tõepoolest depressiooniga jagelenud ja enamus nendest kordadest ise mitte teadnud, et see on depressioon, millega mul probleem on.
ning kasutanud selliseid mitte kõige võib-olla edukamaid vahendeid selle eemaldamiseks nagu alkohol ja muud töösse mattumine, hästi paljudes ülikoolides järjest õppimine. Ja see on tegelikult viinud alati mind tagasi sinna depressioonini, et lõppkokkuvõttes on see põhjus, miks ta tagasi on pidevalt tulnud või miks ma ei ole siis tast, ütleme, jagu saanud, on see, et depressioon enamasti ta on selline sotsiaalne haigus, et tal, või kuidas öelda, häire, et tal meeldib koos sõpradega külas käia. Et depressioon enamasti peidab enda taga veel mõnda probleemi ja depressioonil ei pruugigi olla see üks kindel põhjus. Ja nii ka minuga, et seal taga, ilmselt depressiooni taga olid hoopis teised probleemid, teised põhjused ja ilmselt ka minu nüüd teadaolev diagnoos aktiivsus-tähelepanuhäire, mida ma aastaid tagasi ei teadnud, et mul üldse on, vaid ma lihtsalt kuidagi proovisin ise hakkama saada. Millised olid need esimesed märgid depressiooni ilmnemisest, kuidas sa aru said, et sul on depressioon? No nagu ma ütlesin, siis ta on selline vahva nähtus, mis armastab koos erinevate probleemidega külla tulla ja vaatamata, et need märgid enamasti on apaatsus või see, et ma hakkan sõpradest eemale hoidma või ma ei taha enam tegeleda asjadega, mis mind varem huvitasid, siis nagu ma ütlesin, selle nii-öelda ise ravimisena ma kasutasin selliseid vahendeid nagu alkohol või ületöötamine, üleõppimine, mis jällegi natukene tähendab seda, et ma panin ennast ikkagi nendesse olukordadesse, mis justkui on vastupidised depressioonisümptomitele. Ma kogu aeg olin seltskonnas, ma kogu aeg käisin kuskil, aga see ilmselt pigem süvendas seda tunnet, kuni siis lõpuks tuli täielik läbipõlemine. Aga inimene ise võib aru saada, jah, et tal on midagi valesti, aga me oleme inimestena maru head maskijad ja peitjad, et ilmselt tasub kuulata ka, mida lähedased märkavad. Ja vahel see võib päris head infot anda, kui keegi lähedane hakkab sulle ütlema, et kuule, et ma olen mures su pärast või et sa käitud viimasel ajal teistmoodi või et sa oled kuidagi hakanud liiga palju tööd tegema või sa oled hakanud äärmiselt palju pidutsema ja selliseid asju, et siis võib korraks, ma arvan, peatuda ja vaadata enda sisse, et kas seal taga on midagi muud. Mis sa arvad, mis sind tollel hetkel kõige rohkem aitas, kuidas sellest välja tulid? No ta mul mitu korda üles käinud. et ma tegelikult ei tulnudki sellest välja üldse. Korduv depressioon, mille diagnoosi ma sain tegelikult alles eelmisel aastal. Esimest korda ma kogesin seda 23-aastaselt, ma olen praegu 36, et ta lihtsalt pöördus kogu aeg tagasi, sest et ma ei tegelenud sellega, ma ei saanud sellest tegelikult üle, ma lihtsalt surusin seda nii-öelda alla või tekitasin teised toimetulekumehhanismid, kuidas sellest lihtsalt üle olla. Ja lõpuks, mis mind aitas, oli see, et ma läksin ikkagi psühhiaatri juurde, kes siis, kelle juurde ma läksin mitte depressiooni tõttu, vaid sellepärast, et ma tundsin ennast ärevana. Ja siis sealt ma lahkusin depressiooni diagnoosiga ja kindlasti palju, kuidas öelda siis, nähtununa, et esimene samm, mis mind aitas sellega toime tulla, oli see, et keegi spetsialist, teadja inimene ütles mulle, et tead, et sa tegelikult ei kujuta endale asju ette, vaid et sul tõepoolest ongi depressioon, sul tõepoolest ongi ärevus ja kõigele tipuks vaatame need ATH testid ka läbi. Aga viimane soovitus meie vaatajatele, et mida sa soovitad, kui sul on mingine nipp, kuidas enda vaimset tervist hoida?
ma loodan, et sa jätsid selle jaoks nüüd rohkem kui minut aega. Ma valmistasin selle nipi ette täna kõigile, kuhu kaamerasse ma vaatan selle nipi jaoks. Et kõige ägedam, kõige kasulikum, kõige sellisem puudutavam asi minu jaoks vaimse tervise teemadel, mida ma olen kuulnud siis erinevatelt koolitustelt, kusjuures mitte ainult ühe inimese käest, nii et ma olen saanud mitu korda kinnitust, et see tõesti nii on, tundub lihtne, aga muuta oma mõtteviisi. Aga kuidas seda siis muuta, on võib-olla natuke üllatavam, kui võiks eeldada. Ehk siis selle asemel, et mõelda, et ma tahaksin mitte kunagi enam ärev olla või mõelda, et ma tahaks, et ma ei ole kunagi enam kurb või ma tahaks olla nüüdsest alates alati õnnelik, alati rõõmus, alati rahulik. Muuta see mõte sellesse kohta, et see ei ole võimalik. Ärevust ei ole võimalik eemaldada inimesest, kurbust ei ole võimalik eemaldada inimesest. Mida me saame teha, on aktsepteerida ikkagi seda, et need on täiesti normaalsed inimeseks olemise kogemuse osad ja me saame tegeleda sellega, et me oleksime vähemat aega ärev, et me tuleksime kiiremini tagasi depressioonist, et me ei ketraks oma kurvameelsuses enda kurbust kogu aeg edasi. Aitäh sulle, Marilyn, nende mõtete eest. Aitäh. Ja jätkame siit lühiuudistega. Tallinna Ülikool astub täiendavaid samme, et hoida talvisel ajal energiahindade pealt kokku. Ülikooli linnakus alandatakse paari kraadi võrra temperatuuri. Nädalavahetustel laupäeval kella 18 kuni esmaspäeval kella 8 lülitatakse välja ventilatsioon ning perioodil 17. detsember kuni 8. jaanuar sulgeb ülikool linnaku ning hoonete temperatuur langetatakse 15 kuni 16 kraadini. Loodus- ja Terviseteaduste Instituudi keskkonnasotsioloogia teadur Bianca Plüske-Altov ja vanemteadur Helen Sooväli-Sepping andsid välja raamatu Roheliste linnade arengust. Raamatus keskenduvad nad ühele konkreetsele rohelinna aspektile, milleks on ligipääs linnaloodusele. Autorid käsitlevad erinevaid linnalooduse tüüpe parkidest kogukonnaaedadeni ning lähevad süvitsi probleemide käsitsemisel. Raamat sobib nende sõnul nii teadlastele kui ka praktikutele, ametnikest aktivistideni. 30. oktoobril etendus Tallinna Ülikooli Black Boxi saalis robotiteatri lavastus It's time to fight reality once more, tundekasvatus robotitele, mille loomisel on inimsekkumine viidud miinimumini ja teatri tegemine jäetud robotitele. Robotiteatri projekt ühendab kunstnikud, teadlased ja Tallinna Ülikooli tudengid ning sünnib koostöös Tallinna Ülikooli Balti Filmimeedia ja Kunstide Instituudi ning teiste partneritega. Järgmised etendused toimuvad 5. ja 6. novembril. Lõpetuseks aga midagi toetamaks täisväärtuslikku õpikogemust. Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu õpikeskuse referant ja andragoog Kristi Mets-Alunurm viib 8. novembril läbi tugiseminari teemal allikate ja viidete haldamine, kus fookuses lugemispäevik, mõistekaart, viitehaldustarkvarad ja nii edasi. Seminarile saab registreerida Tallinna Ülikooli kodulehel. Kas teadsite, et november on meeste tervisekuu? Väidetavalt kardavad mehed arsti juures rohkem nõelatorkeid ja minestavad tihedamini. Millal sina, Jan, viimati arsti juures käisid? Ei tule meeldegi kohe, võib-olla aasta, 2 tagasi. Meie järgmise videoloo raames otsustas arstikabinetti külastada ja meeste tervisekuu kohta täpsemalt uurida meie reporter Rauno. Äsja on alanud meeste tervisekuu, aga mida see täpselt tähendab? Milleks meil seda kuud tarvis on ja mis selle raames toimub? Sellest kõigest saame kohe täpsemalt teada, sellepärast et Annika Synlabist on nõus meiega sellest kõigest lähemalt rääkima, seega lähme üles ja uurime ja saame teada. November ehk siis meeste tervisekuu on juba mitmendat aastat pöörab tähelepanu sellele, et mehed hoiaksid, märkaksid enda ja oma lähedaste tervist ja tegutseksid siis parema tervise nimel. Aga ehk oskate tuua mingisuguseid värvikad põhjuseid, et miks mehed ei käi arsti juures?
Üks võib-olla selline, mida meie oma siin verevõtupunktides näeme, on see, et mehed kardavad verevõttu. Et tervise väga olulised näitajad on siis vereanalüüsid, mille põhjal saab tervislikku seisundit hinnata. Ja selline verevõtuprotseduur, nõelatorge ei ole paljude jaoks meeldiv ja meestel siis esineb sagedamini minestamist, et meil on sellised spetsiaalsed toolid, kus saab siis mehe ilusti lamavasse asendisse kallutada, aga see protseduur ise on hirmutav. Ja teine asi on kindlasti tulemusi kardetakse, et see on kindlasti võib-olla isegi peamine põhjus, miks mees tervisekontrolli. No nii, teoorias saime nüüd natukene räägitud, et mida see meeste tervisekuus täpsemalt tähendab, aga tegelikult võiks ka ju pulli pärast ise käia arsti juures ära ja vaadata, mis seis on ja kuidas see tavaline tervisekontroll välja näeb, sellepärast et hirmsasti miskipärast kardetakse seda, aga lähme vaatame järgi. Tervist! Kuidas siis näeb välja selline tavaline arsti juures käik, et kui palju üldse käib mehi niimoodi tavaliselt perearsti juures niimoodi tavalises tervisekontrollis? Meesterahvaid üldiselt vähe, et pigem siis, kui nad tulevad näiteks autojuhi tervisetõendit tegema, et siis me saame neil teha korraliku tervisekontrolli ka. Aga kui tihti tegelikult mehed peaks siiski käima või kui tihti kõik võiks tegelikult käia tavalises tervisekontrollis? No üldises sellises võiks ikkagi korra aastas kindlasti. Ja milline see klassikaline tervisekontroll tegelikult siis välja üldse näeb, et mida tehakse? Kaal pikkus kindlasti, siis vererõhku mõõdetakse, siis küsitakse üldiselt sellised tervist mõjutavad tegurid, toitumine, suitsetamine, alkoholi tarbimine, sellised asjad. Ja siis plaanilised analüüsid lihtsalt üldveri ja mõned vitamiinid ka, mida me tavaliselt võtame. Ja seda midagi me saame siit nii-öelda ette kas praegu näidata läbi teha, ma saan aru? Saame. Huvi pärast küsin, et millal viimati mõni mees käis niimoodi klassikalises tervisekontrollis teie praktikas? Lihtsalt tulnud kui tervisekontrolli, siis ausalt öeldes ma ei mäleta. Kohe nii ammu oli. Siis põhimõtteliselt on minu poolt kõik, kui nüüd endal mingisuguseid küsimusi veel või murekohti. Ja põhimõtteliselt muidu selline näebki välja klassikaline tervisekontroll, et midagi muud nagu tegelikult ei olegi, et see võttis meil aega nüüd, ma isegi ei tea, mingi viis vähem või natuke rohkem vist kui 5 minutit, aga põhimõtteliselt. Põhimõtteliselt kauem ei ole. Just. Ja nagu näha, siis mina saan oma vastused juba paari päeva pärast teada, et millised vitamiini tasemeid ja kõik mul on. Nii et nii lihtne see kontroll põhimõtteliselt oligi ja mina veel mõtlesin ka, et mis ma siia tavalisse kontrolli tulen, et raiskan arsti aega, aga tegelikult see võttiski päriselt mingi 5-6 minutit aega, seega väga lihtne kontroll. Nii et kõik mehed ja noormehed kõik, mingid tehke kerge tervisekontroll ära. Selliseks kujuneski meie tänane saade. Loodetavasti saite kõik terviseteemadel natukene targemaks. Mina sain kohe kindlasti targemaks. Ja ma loodan, et ka teie, head vaatajad, hoiate oma tervist ja tulete uuel nädalal taas meie saadet vaatama. Hooaja esimese saate puhul läks meil Instagramis Luna TV TLÜs loosi See vinge pusa. Nii et kui tunnete huvi, minge kindlasti Luna Instasse. Kohtumiseni juba uuel nädalal. Tšau!